Tere, Üllar! Tere! Küsin su käest 16 küsimust. Oled valmis? Alati valmis. Kuidas su sõbrad kirjeldaksid sind? Seda peaks ilmselt nende käest küsima, aga ma arvan, et võib-olla esimene, mis meile meelde tuleks, on pullivend. Aga mitte ainult. Mis on edukus? Edukus on see, kui sa oled edukas, kui sa saad lubada endale seda, mida sa tahad. Mis on kõige levinum eksiarvamus, mida teised sinust mõtlevad? Ja ma ainult pullivend olengi. See tuli ka. Sinu lemmikjook? Oi, neid on erinevaid. Vesi, õlu, saunas, sporti tehes. Vein, kui on hea. Neid on palju. Milline on sinu kõige suurem hirm? Mul ei olegi suuri hirma. Aga väikeseid? Mõned väikesed võib-olla on, aga ei, ma ei tea. Ühtegi sellist kindlat ei ole. Mis oli su esimene töökoht? Ajakirjas Noorus, doktor Normanile saadetud kirjade avamine. Aasta siis oli 1983 äkki. Mis laul sind kõige paremini kirjeldaks? Sellist laulu ei ole veel kirjutatudki. See on mingi hirmus kompott väga-väga erinevatest stiilidest, erineva taktimõõduga, erinevastes helistikes ja vahetevahel on see kõik ka koos, korraga. Sinu moto, millest lähtud? Kõik on võimalik. Kui kägistad smurfi, siis mis värvi ta nägu muutub? Smurfid on nii armsad väiksed loomakesed, et neid ei tohi kägistada. Aga teoreetiliselt? Kui smurf on sinine ja kägistades võiks ta minna näost punaseks, no nii kui kõik teised, keda kägistatakse, eks? Siis kokku peaks saama lilla. Kuidas lollitada lollikindlat plaani? Ainult lollitades. Mis värvi on südametunnistus? Erinevatel inimestel erinev. Kui sul oleks võimalik vahetada üheks päevaks meie ettevõttes kellegagi kohad, siis kes see oleks, miks? Elis Pihl. Tal on nii palju ametinimetusi, kõik ei tule meeldegi. Mis sulle meeldib enim Pindi kinnisvara juures? Seltskond. Kui sa istuks hetkel siin toolil, siis kus sa oleksid ja mida sa teeksid? Oi, ma olen nii palju igasugu asju juhtinud oma elu jooksul, et ilmselt oleks ma mingi juht kusagil. Kui sa oleksid müügis olev maja, siis milline ja kus? Kivist maja, kivist voodriga, kivist katusega, kahekordne, piisavalt suure aiaga, aga mitte liiga suurega, sest elu ei koosne ainult niitmisest. No midagi sellist, nagu mul endal on. Kas nendele küsimustele vastamine oli raske? Ei, suhteliselt kerge. Väga hea, aitäh sulle! Aga palun!